Tere head vaatajad ja tere tulemast vaatama Õhtulehe podcasti Väljast, kus võtame kokku möödunud nädala põnevamad välispoliitilised teemad. Mina olen Nele Kullerkupp. Ja mina olen Teele Kaljuvee. Teele, tavaliselt ma küsiksin su käest, et mis möödunud nädalal oli välismaailmas sellist, mis sulle enim silma jäi või millel sa kätt pulsil hoidsid, aga ma tean, et juba nädalaid ja nädalaid sa rääkisid Ungari valimistest ning ootasid Ungari valimistulemusi. Tõenäoliselt sa sellest täna ka rääkida tahad. Täpselt nii, Euroopa juubeldab, Eesti saab kergendunult hingata. Inimesed on tänavatel nii Budapestis kui ka muudes Euroopa linnades, sellepärast et 16 aastat kestnud Orbani juhtimisel diktatuur sai eile lõpu, sellepärast et ungarlased tõesti tegid ajalugu hääletades endale uue peaministri, kelleks on siis Peter Magyar. No kui vaadata natukene selle Magyari mineviku sisse, siis ka tema ei ole selline, ütleme siis, ilus puhas plakatipoiss on nii. Et kas see oleneb siis sellest taustsüsteemist, et kellega sa teda kõrvutad, et kas kahest olemast leiti parem või võib olla, et tegelikult ei olegi parem, et alles on selgumisel, et mis alles on selgumisel, sellepärast et Magyar ju tuli avalikkuse ette alles 2 aastat tagasi ja see näitab väga hästi seda, et muutus kui selline on üleüldse võimalik, et võib-olla praegu me ootame piki silmi, et mida sa nüüd Euroopale muudatustest teed, et ükskõik mida ta teeb, on juba parem, ehk siis värsket verd oli värsket verd, uut pilku ja ikkagi ta on välja öelnud väga selgelt, et uue valitsuse prioriteet on NATO-ga koostöö tugevdamine ja see on ju midagi, mida Orban üldse ei teinud, nii et igal juhul on see samas hea on valik. ta lubanud hoida jätkuvalt ka ikkagi sellist ütleme siis kindlakäelist joont, olles konservatiivne ja mitte andes järgi liiga palju siis võib-olla sellistele liberaalsetele väärtustele. Just täpselt, aga ma arvan, et Eestile võib-olla see sisepoliitika olukord nii väga tähtis täna ei olegi, vaid Eestile on tähtis 3 põhilist asja, millega me saame rõõmsad nüüd olla, ehk siis Venemaa mõju nõrgeneb, tema suurim liitlane ehk siis hiireke, nagu ta ise endale ütleb, viidates Putinile kui lõvile, on nüüd pildilt suures plaanis kadunud. Lisaks siis, nagu ma mainisin, NATO tugevus tugevneb ja siis ikkagi väga oluline sõnum siit välja joonistub, et demokraatia toimib, muutus toimib, meil on hääl. Et väga paljud ütlesid, et see valimine on mõttetu tegevus, et niikuinii Orbanilt ei suuda keegi maha kukutada, aga näete, ikkagi suudame. Nii et usume endasse ja kui ka Eestis valimised tulemus on, siis kindlasti arvestame sellega, et meil on hääl. Ma pean tunnistama, et mul oli möödunud nädalal täiesti juhuslik vestlus 2 Eestis turismireisil oleva nooremapoolse, ütleme 30ndates eluaastates ungarlasega. Ja loomulikult tuli jututeemaks ka valimised ja ma küsisin nende käest, et kelle poolt te siis hääletate, kui ma tohin küsida. Ja nad ütlesid, et Magyari poolt nad ei hääleta, sellepärast, et see on Orban, lihtsalt teise põlvkonna Orban. Et nemad, nagu ka eelmistel valimistel, on neil väga palju selliseid satiiriparteisid, ütleme siis nii. Et möödunud kord nad hääletasid sellise partei poolt nagu 2 sabaga koera partei. Oled sa kuulnud sellest midagi? Ma tegin oma koduse töö ära, sellepärast, et mind hakkas tõsiselt huvitama, et kas selline asi on reaalne, kas seal tõepoolest on selline partei olemas, tõepoolest on olemas. Nad osalesid 2006. aasta valimistel, aga poliitiline partei sai neist aastal 2014, siis Wikipedia andmetel, ja nende kampaanialubadused on igavene elu, 1-päevaline tööndal, maailma rahu, 2 päikeseloojangut päevas, odav õlu ja väiksem gravitatsioon. Kindlalt valiksin neid, kui mul oleks see võimalik. Ehk siis tegelikult rahvas nagu tundis, et neil ikkagi need valikud jäävad kesiseks. Aga ma arvan, et see on ka psühholoogiline, sellepärast, et Orbani valitsemisala oli ju pikalt selline ainuõige ja isegi ei olnud varianti, et keegi suudaks sinna kiilu lüüa, et nagu sa mainisid neid imelisi valimislubadusi, see näitab seda, et inimesed tahavad eskapismi. Inimesed tahavad, et kõik on parem. Need on need protestihääled, mida jagatakse sinna ja tänna, aga seekord need protestihääled ikkagi koondusid siis Magyari selja taha. Ja sellepärast, et on
on juba loodud igasugu äppe selleks valimiseelseks nädalaks, mis näitasid väga selgelt ära, et kui suur see Orbani mõju tegelikult Ungaris ja Budapestis on, et äpid näitasid ära, et ei saa siseneda ühtegi kohvikusse, ühtegi ajalehe kioskisse, ühtegi avalikku ruumi, mis ei oleks kuidagi Orbani selliste mustade rasvaste näpujälgedega kaetud, et ma arvan, et kõik on parem. No igatahes, mis nüüd muutuma hakkab, seda saame ilmselt mitte küll lähikuudel, aga ma arvan, et lähema poole aasta jooksul näha igatahes. Aga mina pean ära mainima lihtsalt niimoodi mööda minnes ühe sellise huvitava uudise või pressikonverentsi Donald Trump ja lihavõtte jänku. Ma ei tea, kas sa juhtusid seda nägema, aga lihavõtte pühade ajal rääkis pühi tähistavate laste ees riigi võimsast sõjaväest ning nende tegudest Venezuelas ja Iraanis. Donald Trump, kelle paremal käel oli abikaasa Melania ja vasakul käel siis elusuuruses lihavõtte jänku. Et kui seda vaadata, siis mulle meenus, kuidas ilusti kirjeldada, hobuse unenägu. But I just want to say we have a great military. We have the greatest military, the most powerful military any place in the world. You saw what happened with Venezuela. Just täpselt, see oli tõesti väga raske aru saada, kas oli unes või ilmsi. Ma arvan, et see oli ka kõvaks tõukeks sellele, et Šveits, kes on alati olnud tugevalt neutraalne, olnud tuntud selle poolest, et nemad pooli ei vali alates juba aastast 1815, nüüd deklareeris, et kuulge, et see Trumpi poliitika päris õige ei ole ja Iraani Trumpi sõjas nüüd on ikka see paha mees ikkagi Trump, et siin enam ei ole halli ala või siin ei ole enam mingisuguseid asjaolusid, et kui Šveits seda ütleb, siis äkki ütleme aitäh pühade jänkule. Et nüüd igatahes võib öelda, et Trump üritas vähemalt kaunistada enda neid väljaütlemisi maalides sellise ilusa pühade pildi, aga kui sõnum on ikkagi valus, siis sõnum on valus. No ja sa ei saa lipsu sellele asjale peale panna. Aga Trumpist ja tema liitlastest räägime ka enda järgmises loos. Järgmisena tuleb meile külla Kaspar Šabat, kes on Reformierakonna noor poliitik ja ise välja deklareerinud avalikult, et sa oled sionist. Tere! Tere! Ja ma lisan täpsustusena, et ma tegelikult olen ka Eesti juudi üliõpilasseltsi aseesimees. Väga tore. Mis hetkel üks sionist peaks välja ütlema ja julgeb välja öelda, et Netanyahu poliitika pole päris see, mis teie algset püha ja tõotatud maa ideoloogiat edasi kannab ja kas sul on nüüd see lubatud seda öelda? Ma arvan, et tegelikult see on väga hea küsimus, sest et selles juba peitub see vale narratiiv, mis on hästi levinud siin läänes, mis on see, et kui sa oled sionist, sa toetad Netanyahut. Sionism on väga lihtsas mõistes see, et juudid on oma kodumaal Judeas ehk et endises Palestiina mandaadis, enne seda Judea ja Samaria, et juudid tulevad Judeast, samuti nagu soomlased Soomest ja eestlased Eestist. Sioniste on neid, kes usuvad, et on kahe riigi lahendust vaja, on need, kes usuvad ühe riigi lahendust. Sioniste on vasakpoolseid ja on parempoolseid, on ju. Iisraelis tegelikult 50, 60, 70 enamasti vasakpoolsed valitsused, kõik nad olid sionistlikud. Et see eeldus, et kui sa oled sionist, siis sa automaatselt kõigega, mis Bibi ja võib-olla temast veel parempool radikaalsemad inimesed, nagu siin Smotrich ja muud ministrid nagu arvavad, et see kohe kaasa lähed, see juba tegelikult on nagu valedel eeldustel. Nii et Iisraeli ja Netanyahu vahele me võrdusmärki siinkohal ei tõmba? Ei peaks, kas me peame võrdusvärgi Kaja Kallase ja Eesti või Michali ja Eesti vahele, et kui sa nüüd Michalit ei toeta, kui sa tahad valida, ma ei tea, Kõlvartit või Helmet, on ju, et siis sa kohe ei armasta Eestit ja ei hooli Eestist. No tegelikult see on ju absurdne käsitlus täiesti. Aga miks Netanyahu on nii pikalt võimul püsinud, et rahvusvahelisest vaatevinklist on tegemist sõjakurjategijaga, kodumaal käib tema üle praegu kohtulahing, aga on ta siis rahvale millegi poolest selline turvaline valik? No rahvusvaheliselt ei ole tegemist sõjakurjategijaga. See on sõjakuritegude süüdistus, aga innocent till proven guilty on ju, et selles mõttes see, et on süüdistus, ei tähenda, et inimene süüdi on. Ja siin on väga palju käsitlusi ja ka sellega, kas on toimunud genotsiid või sõjakuriteod, mis iganes on ju. Tegelikult kõik on ju alla avaliku arutelu all kohtutes, et siin on midagi otsustatud, seega me ei saa sellist põhjapanevat järeldust teha. Nüüd Bibi on olnud väga lõhestev isiksus.
ma ütleks, et võib-olla kõige parem on teda võrrelda Savisaarega omal ajal, on ju. Et Savisaar oli hästi populaarne, samas käisid korruptsioonisüüdistused kaasas, muud asjad, on ju, aga rahvas ikka valis seda tagasi, tahtis seda tagasi ja tekkis küsimus, et kas me siis tahame korruptanti või mitte, on ju. Et siin on veidikene sama asi, kui me nüüd võtame 21, 21 ja 22 või täpselt, aga valitsus enne siis viimast Netanyahu valitsust oli tema opositsioonivalitsus, ehk et seal olid Iisraeli vasakpoolsed, Iisraeli mõõdukad või keskväljal olevad inimesed. Seal oli valitsusliige, oli ka Iisraelis elavate araablaste partei, ehk et nagu kohalikud moslemid, kes justkui on parteidiriigis, on ju, tegelikult olid valitsuse liikmed, oli valitsuses enne teda. Aga ta on hästi pikalt olnud, kuna ta oskab väga hästi, ta teab, mis on õige asi öelda. Ta on väga oskuslik poliitik. Et ta oskab välja laveerida olukordadest, ta oskab leida seda. Ehk siis ta on klassikaline võimupoliitik, nii et võib öelda, et tema ei juhi Iisraeli, vaid ta juhib seda osa Iisraelist, mis on Trumpile võib-olla meelepärane. Kas see on korrektne? No võib-olla mingil määral küll jah, et Likud üldiselt on kõige tugevam parempoolne jõud, on seda olnud juba 78. 9. aastast, kui nad Menachem Beginiga võitsid seal ja ta on nagu, see erakond ise on olnud nagu samuti nagu me ütleme, et Isamaa on igavene, nagu nad ütlesid, on ju, et veidike sama asi on Likudiga Iisraelis, et nad ongi, kui sa tahad valida mingit parempoolset jõudu Iisraelis, sa valid neid. Ja lihtsalt juhtumisi on Netanyahu olnud hästi pikalt nende juht ja nemad on endale tagasi valinud enda erakonna juhiks ja selle tulemusel ta on saanud peaministriks hilisematel läbirääkimistel. The Guardiani kolumnist Jonathan Friedlandi sõnul pole Netanyahuism, nagu ta seda nimetas, saavutanud suurt midagi oma riigi jaoks, kuid selle hind on olnud koletu. Et ta mainis seal enda arvamusloos seda, et Netanyahu räägib valdavalt pommide keeles, ta räägib sõjakeeles, sõdu ta alustada oskab, aga ta ei oska hiljem kuidagi seal sõjadest, ütleme siis lõigatud tulu või võite kanda üle diplomaatiasse või ka kuidagi muuta seda kasumlikuks võiduks enda riigi jaoks ning varem või hiljem ollakse alguspunktis tagasi. No võib-olla seal mingid tõetära on sees, aga esiteks muidugi ma ei arva, et tema on sõdu alustanud, tema on sõdadesse tõmmatud, nagu on ka Iisraeli riigi teised riigijuhid on sõdadesse tõmmatud, et kui keegi siin ütleb, et Iisrael alustada Gazas ei alustanud, sõda Gazas algas, kui tuli terroriakt, siis Iisrael reageeris ja sama asja me näeme kogu aeg. Siin tõesti võib-olla praeguse Iraani sõjaga saab veidikene küsida, et okei, tegelikult Iisrael ja USA ju alustasid, on ju. Aga kui me vaatame üldiselt ka varasemaid Gaza konflikte, mis iganes, et on alati olnud reaktsioonid mingile tegevusele. Kas on toimunud inimröövid, kas on toimunud rünnakute lained kasvanud ja siis on Iisraeli riik pidanud reageerima. Et seda, kuna ka tegeletakse, kuna võitlusvastane ei ole ametlik riik, on ju, sul on mingisugused organisatsioonid, paramilitaarsed, on ju, siis justkui nagu, kas nemad siis saavad sõda alustada, on ju. Ja siis teeb mulje, et nagu Iisraeli riik alustab nüüd sõda mingisuguse rahva vastu, aga tegelikult ju nii ei ole. Et kas ta on osanud seda ilmtingimata, ta kindlasti on osanud seda enda ja enda erakonna kasuks keerata, seda kindlasti on osanud, kas see ka laiemalt riiklikult, tegelikult Iisrael on ääretult konkurentsivõimeline lääneriik, seal on, kui me räägime, et Eestis on startupide mekka, mis iganes Põhjalas, siis nemad on Lähis-Idala startupide mekka. No nad on unicornide pealinna. Ja unicornide pealinna kõik on ju, ja et selles mõttes, kui Netanyahu on nüüd olnud võimul peaaegu üle dekaadi, on ju, kui nüüd terves aeglas on ainult allakäik, siis kuidas Iisrael hoiaks seda positsiooni, kuidas ta oleks kogu aeg innovatiivne, kuidas ta loob kogu aeg uusi ettevõtteid, mis jõuavad miljarditeni. Ehk et ilmselgelt siiski ka on riigi juhtimises ka midagi hästi tehtud. Kas juudi kogukond ei leia, et Netanyahul on selline lühiajaline poliitika, et see, mis kahju ta suudab teha Iisraeli mainele ja juudi kogukonnale üldse, rikub ära kõik järgmiste põlvkondade arusaama üldse teie riigist? Kas... Ma küsiks selle peale kohe vastu, et miks me arvame, et tema teeb maine kahju, miks mitte Katar või Iraan? Sellepärast, et hetke uuringute kohaselt on Netanyahu maailma vihatuim poliitik, see tähendab seda, et ta on eespool Donald Trumpist. Ehk siis maine mõttes täna hetkel erinevate pollide kohaselt ei ole vihatumat poliitikut. Ei, sellest ma saan aru, aga see, kuidas me loome meedianarratiivid, on ju, et meil Eestis näiteks, me saame väga hästi aru Venemaast tulenevast ohust, me saame aru, et on mingisugused botid, kes üritavad kommentaariumides avalikku arvamust mõjutada, me saame aru, et igasugused erinevad mõjutustegevused käivad,
aga millegipärast Iisraeli puhul me ei saa aru, et need samad Iisraeli vaenlased teevad täpselt sama asja ja juudi vaenlased. Väidad mulle, et juudid on siiamaani taga kiusatud ja kuidagi maailma poliitika narratiivis muidugi. On, jah? Otse loomulikult, kui me vaatame seda, kui palju on olnud läänemaailmas, ma ei räägi siin Iisraelist endast, kus on terve hunnik terroriakte olnud, 2024 aastal oli üle 6000 terroristliku intsidendi. Aga sellest ei räägiti, kuna räägiti Gaza sõjast, ei räägiti, mis Iisraeli riigi sees toimus ja kui palju see tegelikult toimus kui palju see toimus kividega inimeste loopimist, pussitamisi, kui palju seal toimus autodega turvapunktide rammimist ja kui igasugu asju on ju. Sama asi, mis meil toimus Bastillis, oli terroriakt, on ju, kui sõideti autoga sisse inimmassi, aga Iisraelis see toimub suht nagu palju tihedamini. Et küsimus on see, kuidas narratiiv mõeldakse. Ja narratiiv tõesti on olnud see, et Biibi on sõjakurjategija, iisraelased on kõik sionistid, kes teda toetavad ja kõik on üldse ülipahad ja verejänulised ja tahavad, ma ei tea, Palestiina lapsi tappa ja millestki muust maailmas ei unista. Tegelikult see nii üldse ei ole. Aga see on kõik lihtsalt jällegi narratiivide küsimus, narratiiv, mida on ehitatud. Kes need narratiive ehitavad? Need narratiive enne kõik ehitab Iraan, narratiiv ehitab ka Venemaa. Venemaa näeb, et see on hea viis, kuidas lõhestada Euroopat ja läänemaailma. Et ukrainlastega see Eesti õnnestunud, läänemaailm tuli ukrainlastele selja taha, aga palestiinlastega ja nende kannatustega on väga edukalt suudetud seda narratiivi edasi viia. Ehk et kui me saame aru, et need suurriigid, neil on võimekus ja tahe mõjutada arvamust lääneriikides, siis me peame ka aru saama, et nad seda teha üritavad iga teemaga, mitte ainult endale mingite valitud teemadega ja ilmselgelt Palestiina-Iisraeli küsimus on väga-väga lõhestav ja väga-väga lihtne on just siin lõhet luua ja seda kasutatakse kohe ära. Läheme tagasi sinna reitingute juurde, et sügisel on Iisraeli ees ootamas valimised ja praegused reitingud näitavad, et Netanyahu toetus Netanyahule ei ole väga hea, et leidub talle praegu mingisugune alternatiiv, kes suudaks siis Iisraeli õitsengule viia või siis seda mainet kuidagi parandada. Ja kes oleks meelepärane võib-olla ka liitlasele Trumpile? Maineparanduse kohta ma ei ole kindel, kuna see maineparanduse töö on nüüd väga pikaajaline töö. Et paljud need arvamused, mis on juurdunud, nad on juba juurdunud ja neist nagu Ehk siis võib-olla kõige suurem neist sellest, et Iisrael juhib kogu maailma, et ajalehed on Iisraeli ja samal ajal kõik ajalehed kritiseerivad Iisraeli. See on väga huvitav, ma kontrollin mingit asja ja ma lasen neil kirjutada ainult soppa minu kohta. Väga halb kontroll või väga lühinägelik plaan. Üks kahest, kumb see on, on ju. Aga ei, vastuseks sinu küsimusele jah, on need samad opositsiooniliidrid, kes olid eelmise valitsuse ajal, et nemad kindlasti üritavad, nende toetusreitingud on kõrged ja küsimus on muidugi, Iisraelis on hästi tavaline, et inimesed, kes lõpetavad sõjalise karjääri, kuna seal on kohustuslik ajateenimine ka, on ju, et kui sul sõjaline karjäär lõpeb, siis tihti erukindralid lähevad pärast poliitikasse. Ja ka Benny Gantz näiteks, kes oli sinivalge partei juht, tema näiteks on erukindral ja et need on päris mitmeid on, kellel tegelikult on sõjaväeline taust, ehk et kuidas see muudab Iisraelis sõjalist doktriini ja lähenemist küsimustele, seda ma ei hakka ette ennustama, et nagu päris tõenäoline on see, et siiski põhitõed jäävad alles ja jäävad samaks, kuna need põhitõed on võimaldanud riigil eksisteerida olukorras, kus kõik ta ümber tahavad teda ära hävitada. Aga kui me räägime ka Netanyahu ajast, mille me ära unustame, näiteks on Abrahami akordid. Abrahami akordid on kõige revolutsioonilisem murdepunkt diplomaatias Lähis-Idas, mis on olnud alates sellest, kui siin edasi. Ma ei ole kursis sellega. Abrahami akordid on kokkulepe, kus siis Iisrael ja erinevad laheriigid on teineteist tunnustanud. Ehk et Iisraeli riiki väga mitmed laheriigidest ei tunnustada nagu riigina. Nad ei ole avanud mingid diplomaatilisi suhted, ei ole avanud seal saatkondi, nad ei tunnista teda. Abrahami akorditega liitusid väga mitmed riigid, liitus Araabia Ühendemiraadid, liitus Marokko, liitus Sudaan hiljuti ja just enne, kui toimus 7. oktoobri rünnak, siis tegelikult 23. aasta oktoobri lõpus pidi järgmisega tulema Saudi Araabia, mis oleks olnud murdepunkt Lähis-Idas, kui Saudi Araabia ja Iisrael normaliseerivad suhted ja avavad diplomaatilised suhted. Et see on tegelikult üks väga suur põhjus, miks ta just oktoobri alguses see rünnak toimus. Et pöörata ümber seda rahuprotsessi, kuhu tegelikult maailm oli liikumas. Ja see toimus enamuses, see algas Trumpi esimese valitsuse ajal, see jätkus Bideni ajal ja see tegelikult suures osas oli Iisraeli poole pealt oli Netanyahu see, kes... Kas väljend tõotatud maa on veel ajakohane, et sotsiaalmeedias inimesed jagunevad kaheks, kes räägivad endiselt tõotatud maa lubadusest, mis juudi kogukonnale lubati, et kas oskad seda selgitada? No see on nüüd väga religioosne värk, mina isiklikult ei ole süvausklik inimene, et ma olen siiski pigem ilmalik inimene. Kas te arvate, et juudid on paremad?
kui teised. Keegi ei arva, et keegi on teisest parem. Juudid ka ei arva, et on teistest paremad. Et see hästi palju räägitakse, et juudid on oma arvust valitud rahvas, aga ei räägita, mis see järgnevus seal on. Nad on valitud rahvas issanda poolt kandma inimeste kannatusi. See on tegelikult see, mis seal on. Neil on tõotatud mingi maa ja antud Jumala poolt mingid eelised, aga selle eest nemad peavad kandma inimkonna kannatusi. See on tegelikult kogu toora see värss, et mis tuleb. Aga kõik võtavad selle esimese jupi, et juudid on valitud rahvas ja sellega nii-öelda jooksevad. Ehk et jah, meil on hästi palju neid asju, kus jällegi narratiivi ehitamise mõttes on mingid asjad võetud poolikult ja inimesed, kes vaatavad seda netis või kusagil, neil on oma elud, oma lapsed, tööd, mis iganes, nad ei süvene, nad lihtsalt näevad need pealkirjutavad selle meelde, ütlevad, võtta, et need tüübid arvavad, et on mingid erilised tegelased. Aga lõpetuseks, sa juba mainisid küll poole sõnaga, mis võib saada siis, kui Netanyahu sügisestel valimistel valituks ei osutu, aga mis saab Netanyahust endast edasi või mis võib temast edasi saada? Tõenäoliselt see käimasolev kohtuprotsess saab ta lõpuks ikkagi kätte. Kas edaspidi näeb päikesevalgust trillide tagant või mis seal saama vaatame, kas saab, sest et Netanyahul on ka varem olnud kohtuprotsessi ja korruptsioonisüdistusi, ka tema abikaasal on olnud korruptsioonisüdistusi. Kui me nüüd tuletame 2021. aastat meelde, isegi 2022, mis oli Iisraelis käimas justiitsreform, kus siis oponendid ütlesid, et Netanyahu üritab kohtusüsteemi ära lurtsida, nii et tema ei saaks enam süüdi mõista. Tema pool siis parempoolsed ütlesid, äärmust parempoolsed ütlesid, et nemad üritavad kohtusüsteemi parandada. Nagu me ikka oleme näinud, me oleme samu asju näinud Ungaris, Venemaal, kus iganes, et kui on mingid kohtusüsteemi muutused, üks pool ütleb, et me tahame paremast ja teine tahetakse nüüd kontrolli säilitada või tõhustada kuidagi. Aga Iisraelis olid tohutud meeleavaldused, et kui me räägime, et see pole demokraatlik riik, see on täiesti vale jutt, inimesed olid tänavatel, inimesed avaldasid meelt, poliitikud vaidlesid selle üle, kuidas peaks justiitsreformi läbi viima, kas peaks läbi viima. Et praegu seda vaatame, mis saab selles mõttes, et ärme kiirusta sündmusest ette täpselt. Ma ei taha nüüd mingit vastust lukku panna ja siis pärast läheb hoopis teistpidi. Kaspar Sabad, me täname teid selle intervjuu eest. Super, aitäh teile. Nüüd aga põikame Lõuna-Aafrikasse. Poliitika ja poliitikud olenemata riigipiiridest sarnanevad vahel nii palju, et ühe Lõuna-Aafrika opositsioonipoliitiku tegu tabas mind kui uudis meie enda pealinnast. Nimelt otsustas 75-aastane Helen Sille, kes kandideerib Johannesburgi linnapeaks, heita varju ning tõmmata tähelepanu ametis oleva linnavõimu tegemata jätmisele. Minnes linna kuumaastikule sarnaneval teel ühte teeauku snorgeldama. Sa nägid seda pilti teele, ma näitasin sulle seda pilti. Kas sinul tekkis selline väike, ütleme, assotsiatsioon meie kohalike valimiste eel siis Tallinna teedel toimuvaga, et meil on ju siin löökaukudesse istutatud lilli ja tehtud igasuguseid muid selliseid toredaid, ütleme siis, ettevõtmisi? No ja küünikud alati minu piirkonnas Haaberstis alati ütlevad, et kurat küll, et enne valimisi on siis lilleamplid ja nii edasi. Mina olen alati nii rõõmus, nii tore. Olgu keset teed, lilled, ilus, ma ei tea, ma tahaks ikka rohkem ilu, et see, mis kesklinnas toimub, mulle üldse ei meeldi, nii et jumala eest, kus torgetuda saab, lilli nõustuda saab, palun, tehke enne valimisi, tehke peale valimisi, tehke vahetult enne. Et asi see autoga ringiga minna ei ole? No just täpselt. Aga mulle tundub, et vahel, kui poliitikud suunaksid selle energia, mida nad panevad sinna vastandumisse, valimiskampaaniatesse, ma saan aru, see on valijate tõmbamine enda poole, aga kui üks kordki tullaks kokku ja ühendataks jõud, siis võib-olla saaks need löökaugud kuidagi sirgeks tõmmata. Mis sa arvad? Tahaks loota. Või oleme liiga sinisilmne? Ei ole, ma arvan, et sa oled väga ilus inimene, et sa nii mõtled ja mina olen ka selles mõttes siniste silmadega selles asjus, et riigimehelikkus on ikkagi päris nagu oluline poliitiku juures, mitte lihtsalt oma järgmise soojakoha kindlustamine, aga võib-olla see viga võib-olla on ka meis endis valijates, et me laseme ennast ära tinistada mingisugustest populistlikel viplaladel, kes viskavad meile, sina saad rikkaks, sina saad toetuse ja neid me usume. Ehk siis võib-olla tasub vaadata ka näiteks miks mõni erakond on ebapopulaarne, võib-olla neil on pikemaajalisem visioon, et mulle väga meeldib üks tsitaat, mida ütles osade sõnul Churchill, osade sõnul keegi anonüümne, et hea poliitik on see, kes mõtleb oma riigi
peale oma valitsemisel ajal ka 15 aasta pärast. Nii et meie seni, kuni seda head poliitikut pead tõstmas ei ole ja seni, kuni selline koostöö valmidus, ütleme siis pead ei tõsta, lähme lilli nuusutama. Lähme lilli nuusutama, snorgeldama ja soovitame teil ka sama teha. Aitäh, head vaatajad, kohtume teiega taas täpselt nädala pärast.